Mis sa päriselt sellest uuest Peugeot 308 arvad? No see, mis ma sellest autost arvan, on tegelikult teada ja kohe varsti ei ole see enam suur saladus, et ma tegelikult ise hääletasin selle Eesti auto number 1 sellel aastal või siis see, mis siis järgmise aastal käiku läheb. Nii et mina olen igavesti selle auto poolt. Mis on need sellised detailid või omadused, mida sa tahaksid kindlasti märkida? Eelmise mudeliga võrreldes on kindlasti läinud see disain ja auto väljanägemine palju paremaks. Et esiteks need tuled, mis on, kui esimesi tulesid vaadata, siis samasugused nagu 208 ja 2008, sellise mõnusa kerge kurvikesega sees ja samamoodi tagumised. Ja sealt kumab siis ilusti läbi see selline Peugeot 3 lõviküüne jäljend, mis neile endale hirmsasti meeldib. Ja tegelikult, mis näeb ka pimedas väga kiht välja. Ja samamoodi need innovatiivsed esimesed tuled, mis on siis üles ehitatud puhtalt sellise LED lahenduse peale, mis näitavad head valgust ja kestavad kindlasti kaua. Ja auto ise on ka muutunud selline natukene madalamaks, sportlikumaks, ütleme elegantsemaks ja vanaga võrreldes on ta läinud ka natukene kergemaks, mis siis teeb ühtlasi nii juhitavust paremaks kui ka mootoreid ökonoomsemaks. Kas see on rohkem selline tüdrukute auto või sobib ka meestele? See sobib kindlasti meestele ja naistele, et siin on otseselt, kui teda nüüd roosat värvi just keegi ostma ei tule, siis tõenäoliselt kannatab ka meesperel sellega ilusti sõita. Ja teine asi on see, et ma arvan, et pigem sellisele lastega, väikeste lastega perele näiteks sobib see väga hästi, sest pagasiruum on väga suur. Nii, aga salongis? Salong iseenesest on selline hubane, seal tekib selline tunne, nagu istud sinna auto sisse ja sa oled mingisugune osa sellest autost, et see sõiduasend on selline mugav ja mulle endale meeldib ilusat moodi see väike pisike rool, mis tuli ka 208 ja millega 2008 pealt ka leiab, aga sellega on see lugu, et sellega sõitmine tahab natukene harjutamist saada, et kuna ta on nii pisikene, siis sellist tavapärast bussijuhi keeramist ei saa teha, et käed kipuvad sõlme minema, et see on üks asi, millega tuleb harjuda. Ergonoomilises mõttes on ta ka väga hea, sellepärast, et need näidikud on tõstetud nüüd üles sinna selle armatuuri peale, mis siis tähendab seda, et kui sa autost välja vaatad, siis saad niimoodi vaadata vahepeal kellade näitusid, et sa ei pea kogu tähelepanu tee pealt ära võtma. Ja kui nüüd aga rääkida siis näiteks panipaikades, siis nende otsimine alguses oli natukene raske ja jäi selline mulje, et neid ei olegi. Aga see tuli sellepärast, et kui ma selle proovisõidu auto ükskord kätte sain, siis sellel oli käetugi liigutatud etteasendisse ja see kattis ära kõik need laekad. Et kui see sai hiljem tahaasendisse lükata, siis paistis tegelikult sealt ka see avaus, kuhu siis on põhimõtteliselt võimalik panna igasuguseid pudeleid ja sellist väiksemat pudipadi ära. Mulle on juba mõnda aega tundunud, et Peugeot tegelikult natuke kardab nuppe või et kasutab oma autodes alati nii vähe nuppe, kui see vähegi võimalik on ja nüüd tänu moodsale tehnoloogiale on nad saanud minna lausa sellise ekstreemi valda, et praktiliselt kõik nupud on sealt ära korjatud, et need on viidud üles siis sellise display peale, puutetundliku peale. Lahendus kui selline igati innovatiivne ja huvitav. Miks sa seda autot soovitaksid? Kindlasti üks asi, mis mulle endale meeldis, oli see mootor ja see auto, millega mina sõitsin, oli siis diiselmootoriga ja siin juures jagunevad inimesed kaheks, et on sellised bensiinimootori kummardajad ja diiselmootori kummardajad, siis mina olen diislimees ja tõenäoliselt jään ka diislimeeks, et see kange diisel töötas väga hästi, sellel oli piisavalt jõudlust, et saada rahulikult hakkama kõikide möödasõitudega ja kiirendamistega, et kellegile kuskile jalgusi ja linna vahele ei jäänud ja maantee peal täpselt samasugune lugu ja lisaks sellele on see diiselmootoriga auto tõenäoliselt Eestis kõige ökonoomsem auto, mida praegusel hetkel müüakse, et selle keskmine hakkab pihta 3,7 liitrist 100. Ja nende inimeste puhul, kes autot väga tihti ja pikkadeks sõitudeks kasutavad, on see kindlasti väga oluline. Mis ma oskan öelda? Selle autoga on ülimugav sõita ja see on päris mõnus sõiduriist. Kuna aga oma silm on kuningas, siis tulge ise auto Fortesse ja veenduge.